Liigume edasi. Ka kolmas küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teema puudutab kütuse hinda. Martin Helme, palun. Jaa, ennem siin Michal tuletas meile meelde, kuidas rahandus 2020. aastal oli suures võlas. Ja ma ütleksin, et ei ole enam minu käes rekord. Rekord on ikkagi ligi käes riigivõlga ajamisel nii mahu mõttes, nii absoluutnumbris kui ka protsendi mõttes, SKP suhte mõttes. Nii et olete siin riigi rahandust korda tehes uued rekordid püstitanud. Aga samal ajal, kui meil oli EKRE valitsuses, olid paljud asjad hoopis teistmoodi kui täna. Ma tuletan meelde, et meie ajal oli diisliliitri hind posti otsas 99 senti liitrist. Diisel oli alla euro. Ma tuletan meelde, et aasta keskmine elektri hind Eesti turul oli natuke üle 3 sendi kilovatist ehk 30 eurot megavatist. Et need olid poliitiliste otsuste tagajärjel saavutatud hinnad Eestis. Mitte valitsuse kehtestatud, aga valitsuse valikute tagajärjel saavutatud hinnad. Nüüd me elame siis olukorras, kus elektri hind on sõltuvalt päevast 5–13 korda kõrgem, kui ta oli ilusatel aegadel, kui EKRE oli valitsuses. Diisel on 2 korda kõrgem, kui ta oli ilusatel aegadel. Kõik on valitsuse poliitika tulemus. Loomulikult see on kõigile selge. EKRE on toonud siia parlamenti 2 erinevat eelnõud. Neid eelnõusid on olnud varem rohkem, aga praegu on 2 konkreetset eelnõud menetluses. Ühe järgi tuleks langetada kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumini ja vähendada käibemaksu. Sellepärast, et kütuse hinnast, sellest samast 2 eurost liitri pealt üle 55% on maksud. Riigimaksud. Ehk kui riigimaks ei oleks, siis oleks ta jälle alla euro, eks. Aga me langetaksime, me saaksime sihukese 30% hinnaalanduse kindlasti, võib-olla isegi kuni 50%. Ja teine meie ettepanek on vähendada või tähendab kehtestada kütusele hinnalagi ja see hinnalagi siis töötaks turupõhimõttel, et kütusefirmad ei tohi üle 10% kasumlikkust saada. Kui saavad, siis valitsus kehtestab hinnalae ja siis pärast seal teeb rebatiga tagasi. Ma küsin teilt, kas teie toetate neid 2 meedet, et inimestel teha elu kergemaks ja kütus odavamaks? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Ma loodan, et need teie ettepanekud siis tulevad kuidagi valitsusse, ilmselt need on eelnõude kujul esitatud. Me anname kindlasti põhjendatud arvamuse sellele. Kuidas ma ütleks, majanduses ikkagi üldiselt on nii, et hind kujuneb pakkumise nõudluse vahekorras, vähemalt selles riigikorras ja majandussüsteemis, kus meie oleme. Nüüd ettekujutus, et sa millelegi kehtestad hinnalae, ma julgen arvata, et seda on juba nagu proovitud ja hinnalaele tõenäoliselt järgneb ka kauba koguse määratlemine ja siis järgneb juba see, et igaüks teeb 2 ringi seal jaamas, et seda kauba kogust suurendada ja siis järgnevad juba muud turud. Nii et seda kõike on varasemas siis ajastus proovitud, kus Eesti ei olnud vaba ja see majandussüsteem teadupärast edu ei too. Ja inimesed teeb vaesemaks ka. Nüüd jah, mulle väga selline kontseptsioon teil meeldib, et 2020 oli energia hind odav, et hakkame arvama, et vandenõuteoreetikud, kes väidavad, et COVID on kuidagi, ma ei tea, välja mõeldud, eks ju, et samamoodi tundub, et teilgi ei ole enam meeles, et sellel ajal oli tarbimine madal. Loomulikult sellel ajal energiat oli vähem. Hind kujuneb nõudluse ja pakkumise vahekorras. Veel kord kordan. Nii et järelikult, kui tarbimist on vähe, on hind ka madalam. Nii et seetõttu jah, ma ei omistaks seda au ise endale, et sellel ajal oli majanduses keerulisem aeg ja tarbimine oli madalam. Nüüd, mis samme me oleme astunud ja mis on oluline rõhutada, et me tegime ettepaneku ja ma vist loodan, et kas sellel nädalal või järgmisel nüüd parlament teeb oma otsused ära, jätta ära maiks erinevate energiakandjate ehk siis diisli, bensiini, elektri aktsiisitõusud. See on ligikaudu 40–60 miljonit. See tähendab seda, et me jätame ära aktsiisitõusud, et hinnatõusud ei kanduks nii palju tarbijatele edasi, et sealt täiendavat hinnatõusu ei tuleks. Teiseks osaleme riigina Eesti riigi varude keskusega. Jah, me loomulikult maailma mastaabis oleme üsna väiksed, aga me siiski osaleme ja selles osalevad kõik rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriigid, et tuua turule oma kütusevarud. Ja miks see oluline on just sellepärast, et praegune kriis,
seda võivad ka erinevad eksperdid kirjeldada ja ma arvan, et Eesti inimesed on seda ka jälginud ja aru saanud, on just nii-öelda tarnimise kriis. Et see kriis on tingitud sellest, et ühel tarnearteril on pandud sisuliselt liikumine kinni. Ja kui me vaatame laiemalt, loomulikult selle mõju on tohutult suur Aasias, Euroopasse on see vähem kui 5%, aga see siiski mõjutab meie postihindu. Nii et meie oma sammud oleme astunud, kindlasti jälgime sündmusi ja kui on vaja, astume järgnesi samme. Aga praegu aktsiisitõusud jätame ära ja toome varusid ka turule. Aitäh! Aitäh! Ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. No vot, nüüd läksid küll loogika lõksu, et ühest küljest COVID-i ajal ei olnud tarbimist ja olid väga erakorralised majandusolukorrad, aga see ei takista kunagi reformierakondlasi süüdistamast tolleaegsete erakorraliste finants- ja eelarvemeetmete osas tollast valitsust. Pakkumise ja nõudluse kohta oli tegelikult siin eelmine küsimus selle põlevkivi teemal ju see puudutab. Tänane valitsus süstemaatiliselt tapab ära Eestis põlevkivi elektri tootmist erinevate võtetega ja sellega siis piirabki nõudlust või pakkumist ja tekitab nõudlusega hinnarallit, et kõrge elektri hind on teie poliitiliste otsuste tagajärg Eestis. Puhtalt. Ja sellest ei ole meile küll mõtet rääkida, kuidas te aitate inimesi aktsiisitõusu ära jätmisega. See on teie enda tehtud maksuralli, eks? Aktsiisitrepp on meil lausa. Selle, et te ühe trepi astme lükkate edasi 1 aasta võrra, ausalt öeldes eriti ei lohuta kedagi. Mina küsisin aktsiiside langetamise kohta ja võimaluse kohta ka käibemaksu vähendada teatud kaupadele, olgu ta siis kütus või elekter või ka gaas. Et seda ma tahtsin. Need on need sammud, mida tegelikult vaja oleks, mis päriselt hinda alla tooksid. Aga vaat, et jutt läks nendele kütusevarudele. Kütusevarud meil paisatakse müüki nii-öelda maailmaturule selle lootusega, et siis see maailmaturu hinda alla toob. Muidugi meie kogus seal on tibatillukene. Ja tuleb välja, et meil puudub seaduses võimalus seda kütusevaru meie enda rahaga ostetud meie enda kütust Eestis siis jaemüügi korras tanklatesse müüki panna, et Eesti inimesed saaksid osta, seda seadus ei luba. Kas te pooldaksite seaduse muudatust, mis võimaldaks Eestis Eesti enda riiklikku strateegilist kütusevaru müüa läbi tanklate soetushinnaga turule, et oleks odavam? Aitäh! Aitäh! Võib tulla ka hetki ette, kus see soetushind on kõrgem. Et me kunagi ei tea. Nii et jah, seetõttu ma soovitan seda debatti pidada varude keskusega, kes oskab kirjeldada, kuidas varusid roteeritakse pidevalt, kuidas neid kasutatakse, kus neid hoitakse. Et ma olen kindel, et varude keskus ja Ando Leppimann on väga hea meelega valmis ja võimeline kirjeldama, mida me saame teha. Seal on teatud loogika, kuidas me neid varusid hoiame, et meil oleks 90 päevaks kütusevaru olemas ja see varude hulk on olemas. Kõik ei ole Eestis, enamik on ja kuidas seda täpselt tehakse ja roteeritakse. Nii et seda ta võib kirjeldada ja kuidas seda ka müüakse, kuidas ostetakse. Nüüd endiselt tulles selle tagasi juurde, selle hinna ja kõige muu arutelu juurde, et 2020. aasta, mis teile väga paistab meeldivat, et vaadake ikkagi veel kord, hind kujuneb nõudluse pakkumise vahekorras, et siin vahepeal vaatasime järgi, et sellel ajal naftabarreli hind ei olnud mitte 96 maailmaturul, vaid 17, et ma olen kindel, et seegi oli meie valitsuse teene. Ma kujutan ette, kuidas valitsus kogunes ja ütles, et olgu see naftahind siis maailmaturul madalal. Ja kui te mõistate mu mõõdukat sellist rõõmsameelset irooniat, et COVID-i ajal, kui energiakandjad tarbiti vähem, olid hinnad ka madalamad, see on loogilisem. Kui sul tööstused ei tööta, inimesed ei liigu, siis ilmselt ei ole ka väga tarbimist. Oleks teisiti, oleks väga veider. Nii et seetõttu ilmselt ei ole mõistlik esitada seda justkui nii-öelda võrdluse pähe. Nüüd põlevkivi elektri tõrjumise kohta. Ma arvan, et te olete valel teel ja ma muidugi saan aru, et seda eeskätt EKRE ja Isamaa ja Keskerakond teevad justkui sellise poliitilise võttena, et vastanduda valitsusele, puhtale energiale, taastuvenergiale, aga ärge vastanduge, et põlevkivi elektri probleem on ju 2 sorti. Üks on saastemäär, ehk seesama saaste, mille tõttu ka näiteks Ida-Virumaal sündivad lapsed juba sündides omavad lühemat prognoositud eluiga kui Tallinnas ja Tartus sündiv laps. Kopsuhaigused, kõik muud mured, see on Tervise Arengu ja erinevates raportites kenasti kirjas. Hiljuti Postimehes avaldati üks põhjalikum ülevaade, soovitan lugeda.
Nüüd, mis puudutab energia ennast, põlevkivienergiat, siis tihtipeale ta tuleb turule just sellel hetkel, kui hind on kõrge, ehk tegemist on väga kõrge hinnaga energiaga. Ja inimestel minu hinnangul Eestis on pigem vaja energiastabiilsust ja soodsamat hinda. Soodsamat hinda pakuvad kohapealsed energiatootmised ehk taastuvad ja suure osa aastast. Ja sellega tuuakse hinda alla. Sellele lisaks peavad tulema kas jääma põlevkivijaamad reservi ja gaasijaamad juurde, mis seda tipukoormust kannavad. Ja kui on 25 aasta kõige külmem talv, siis näiteks Tallinnas keskkütte hind ei ole kuidagi kasvanud, aga seda lihtsalt kulub rohkem. Seda tasub arvestada. Nõudmise ja pakkumise vahekord. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Siim Pohlak, palun. Aitäh! Hea peaminister, kõigepealt teie meenutused 2020. ja 2019. aastast ei pea numbrite osas siiski täielikult paika. Aga märkimisväärne on see, et kütuse hinnad on Eestis üle mõistuse ning teie minister soovitab samal ajal inimestel auto asemel jalgrattaga sõita. Ja viimaste aastate hinnatõus on teinud Eesti järjest vaesemaks riigiks, aga teie praegu järjest vastates kahjuks keerutate ja hoidute vastamast ja probleemide tunnistamisest, süüdistate EKRE-t, süüdistate varasemaid valitsusi. Samal ajal on teie valitsuse liikmed selgelt öelnud, et toidu- ja kütusemakse ei tohi alandada ning on sidunud kõrgeid kütusehindu isegi keskkonnakasu või keskkonnahoiuga. Et seega ma palun konkreetset vastust teilt, et kas te olete nõus, et Eestis on kütuse ja toidu hinnad palkadega võrreldes ebamõistlikult kõrged ja kui olete, siis kas te põhimõtteliselt toetate EKRE plaani nende maksude ja aktsiiside langetamiseks, nagu mujal Euroopas tehakse, et aidata Eesti ettevõtteid ja inimesi, et riik ei saa olla lihtsalt maksukogumise ja ümberjagamise vahend, vaid riik peab olema ka õiglane ja riik peab rasketel aegadel oma inimestele ja ettevõtetele appi tulema. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Kui te küsite, et kas ma toetan maksulangetusi, siis te küsite seda peaministri käest, kes selle aasta alguses tegi Eesti ajaloo suurima tulumaksulangetuse. Loomulikult ma toetan. Me kaotasime Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna ühise loodud astmelise tulumaksu, mis alates 1200 eurost koormas iga maksumaksjat kõrgemalt. Loomulikult. See on ligi 780 miljonit, kaotasime maksukoormust ehk inimestele jääb see raha kätte. Nüüd küsisite muu Euroopa kohta. Väga hea. Tegin siin väikse võrdluse. Vaatasin avalikest allikatest, need ei ole kuidagi täppisteadus numbrit uudistest, lihtsalt näiteks Soome on öelnud, et 2026. aastal nad kärbivad kuni 900 miljonit eurot. See on Riika Purra öelnud. Eestis see sama suurusjärk oleks umbes 134 miljonit. Sellises suurusjärgus me kärbime. Hispaania valitsus näiteks kiitis heaks 5 miljardi euro suuruse abipaketi. Hispaanias 5 miljardit oleks Eestis 123 miljonit. Ehk siis samas suurusjärgus umbes Eestis 123 miljonit. Berliin, Saksamaa teatas 1,6 miljardi euro suurusest paketist kütusekulude vähendamiseks. See on 1,6 miljardit, kui me võrdleme majanduse mahte, oleks Eestis see 15 miljonit eurot. 15 miljonit eurot. Me just tegime otsuse aktsiisitõusude ärajätmiseks, mis on 40–60 miljonit. Aasta alguses langetasime tulumaksu 780 miljonit. Ma arvan, et me oleme ikkagi üsna monumentaalsed asju teinud selleks, et inimeste sissetulekud tõuseks. 10% tõuseb inimeste netopalk. See on Eesti Panga hinnang. Eesti Pank oskab seda kindlasti pädevalt hinnata ja nad seda kirjeldavad. Kui tahate, vaadake nende materjalidest. Nii et kui te küsite, et kas ma tahaks astuda samme, vastus on, me oleme astunud ja astume kindlasti veel, et inimestele jääks rohkem raha kätte. Me oleme makse alandanud. Võrreldes teiste riikidega oleme käitunud väga suure hooga makse alandades. Nii et ma pigem loodan teie toetust, toetage ka aktsiisitõusude ärajätmist, toetage järgmisi samme, mida me astume, siis me oleme kindlasti õigel teel. Aitäh! Suur tänu ja sellega me lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Enne kui edasi liigume, siis Siim Pohlakul on käsi püsti, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Siim Pohlak, palun. Hea juhataja, ma ikkagi küsiks protseduuri kohta, et kuidas me saaks peaministri päriselt küsimusele sisuliselt vastama, et kütt oli ju kütuse hindadest ja toiduainete käibemaksust, aga peaminister rääkis tulumaksu langetusest ja kõigest muust, hoidus täielikult küsimusele vastamast ning ütles, et kõik on kõige paremas korras. Et kuidas me saaks ikkagi selle vastusega küsimusele vastavaks, et peaminister ei räägiks suvalist juttu sealt puldist? Aitäh, hea kolleeg, et vastan teile hästi lühidalt küsimisega.